Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes kodutööde lisamist päevikusse. Kodutöid saavad päevikusse lisada huvikooli esindajad, päeviku omanikud ja muutmisõigustes õpetajad. Päevikus olevaid kodutöid näevad lisaks eelnimetatud rollidele ka ametnikud ja vaatamisõigustes õpetajad. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena. Et päevikusse kodutöid lisada, vajutame avalehe küljemenüüs Päevikud nupule. Valime päeviku, millesse soovime kodutöö lisada, vajutades selle päeviku rea lõpus olevale silmaikoonile. Kodutööde lisamine käib tähtajalised kodutööd ja muud tärminid tabelist. Selle me leiame alla kerides. Tabelis on automaatselt linnutatud lahter Kuva ainult tulevasi kodutöid. Kui linnuke sealt ära võtta, siis kuvatakse ka möödunud kuupäevaga kodutöid. Uue kodutöö lisamiseks aga vajutame nupule Lisa. Avaneb pop-up aken, kus on kuvatud päeviku nimi, õppeaasta, omanik ning kasutajal tuleb ära täita 2 kohustuslikku välja, tähtaeg ja kodutöö. Kui need on täidetud, siis tuleb pop-up aknas vajutada nupule Lisa. Salvestatud kodutöö sisu on nüüd tabelis nähtav. Kuvatud on tähtaeg ja kodutöö sisu. Kodutöö rea lõpus on nupud selle muutmiseks, milleks on pliiatsikoon, kustutamiseks, milleks on prügikastikoon ja ka vaatamiseks, milleks on silmaikoon. Kodutööd on võimalik lisada ka tunni sissekandest. Selleks kerime üles ajakava tabelini. Et konkreetsele tunnile kodutöö lisada, vajutame soovitud tunni rea lõpus olevale tunni tulemid, sissekanne nupule. Tunni sissekande vaates on samuti jaotis tähtajalised kodutööd ja muud tärminid. Kodutöö lisamine käib samamoodi nagu päevikust. Ainus vahe on see, et siit on puudu lahter Kuva ainult tulevasi kodutöid.